mäng Viljandi vastu 1-2 kaotus, et Viljandi mängis meid esimesel poolel selgelt üle. Me ei jõudnud esimesel poolel korralikult võitlustesse. Viljandi leidis väga hästi kaitseliini taha diagonaalpalle, mille peale nende ründajad hästi läksid ja meie poolt ka paar sellist individuaalset eksimust ja millest üks karistati ära ja teine oli standardolukorrad, milles on teada, et Sander poist on tugev. Ja see veel vahetult enne poole lõppu võttis natukene korraks selle võitlusvaimu maha, aga teisele poolele tulime juba palju paremini vastu ja mehed võtsid meie nõuandeid, mis me riietusruumis andsime kuulda ja teisel poolel me olime mängus sees ja mängisime võrdselt. Tekkis meil olukordasid ja loomulikult ka Viljandil vasturünnakute pealt, et väravaht Danil Savitski päästis 2 korral, kui vastane tuli 1-1 vastu. Et teise poolega ma olen, saab öelda, et enam-vähem rahul, esimese poolega kindlasti mitte. Et see on see koht, kus me peame juurde panema, et kõik see 90 minutit mängida ära nii, et ei tekiks sellist olukorda, kus me peame teisel poolel hakkama esimesel poolel tegemata jätmisi tasa tegema. Järgmine mäng Kohtla-Järve vastu, eks ta tuleb jälle selline tasavägine ja võitluslik, et ma usun, oma päris õiget minekut ei ole veel ükski võistkond näidanud, et tuleb kindlasti jälle raske mäng, aga meil on sinnamaani ikkagi 10 päeva aega valmistuda ja tahame olla Kohtla-Järve vastu kindlasti valmis juba mängu algusest peale ja treenides teeme neid asju, mida me harjutanud oleme ja kuidas me Kohtla-Järve vastu mängida tahame. Et kui on samasugune kaunis ilm nagu täna, et siis on lausa lust mängida, et tulge kindlasti kõik vaatama.